Hiinas varises kokku tohutu sild. Iraanis valitses ajalooline põud. Brasiilias laastavad tornaadod. Filipiinid tabas 2 surmavat taifuuni. Ja need on vaid mõned loodusõnnetustest, mis eelmisel nädalal raputanud planeeti. Kuid on üks tõeliselt muljetavaldav uudis, mis annab lootust väljapääsemiseks sellest kliimaõudusunenäost. Brasiilia. 7. novembril mitut Brasiilia osariiki räsisid tormituuled, paduvihmad, rahe ja isegi tornaadod. Kõige traagilisem sündmus leidis aset Parán osariigis, kus võimas tornaado laastas 90% Rio Bonito do Iguaú omavalitsusest. Vaid mõne minutiga terved linnaosad olid varemetes ja autod paisatud laiali nagu mänguasjad. Linn meenutas sõjatsooni. Päästemeeskonnad tundide kaupa otsisid rusude vahel ellujäänuid. Kahjuks nõudis katastroof 6 inimelu. Vigastada sai 750 inimest, neist 30 raskelt. Vigastatud toimetatud lähedal asuvate linnade haiglatesse. Kohalikule elanikkonnale arstiabi osutamiseks on loodud välihaigla. Vähemalt 1000 inimest jäi kodutuks. Naaberküladesse on loodud pagulastele ajutised varjupaigad. Omavalitsusüksus oli laastatud, kuid inimesed ei heitnud meelt. Mõned aitasid oma naabreid, teised olid lihtsalt õnnelikud, et on veel elusad. Abi naaberlinnadest hakkas saabuma ning vabatahtlikud ja kohalikud elanikud tegid koos tänavate puhastamise ja prahi kokkukorjamise tööd. Üks kannatanutest ütles, tuul viis minema kõik peale elutahte. Rio Bonito do Iguaú linna tabanud laastav tornaado oli sel aastal üks võimsamaid planeedil ja Brasiilia lähiajaloo traagilisem. Ulatusliku hävingu analüüsi põhjal eksperdid liigitasid selle IF4 kategooria tornaadoks, mille tuulekiirus oli kasvada 50–300 km tunnis. Välianalüüs ja radaripildid kinnitasid, et naaberosariigis Santa Catarinas tekkisid veel 3 tornaadot, mis põhjustasid 3 omavalitsusele märkimisväärset kahju. Torm tõi Rio Grande do Suli kesk- ja põhjaossa tugevaid vihmasajud. Mõnes piirkonnas sademete koguhulk ühe päeva jooksul ulatus 150 mm, ületades kuu keskmist. Osariigi pealinnas Porto Alegres 107 km tunnis ulatuvad tuuleiilid murdsid puid. Rolanti vallas hukkus noormees, kui üks puu langes tema peale. Ligikaudu 800 000 elanikku jäi elektrita. Serra Caucha piirkonnas arvukad maalihked põhjustasid liiklushäireid ja tekitasid varalist kahju. Caxias do Suli vallas maalihke kahjustas elumaja ja 4 autot, õnneks keegi vigastada ei saanud. Ja Parán osariigis häving oli nii ulatuslik, et vähemalt 14 linnas kuulutati välja eriolukord. Uus-Meremaa. 8. novembril Tongariro rahvuspargis puhkenud suur metsatulekahju. See on väga populaarne matkasihtkoht, mille maastikke kasutati Sõrmuste isanda triloogia filmimisel. Algselt tulekahju hõlmas umbes 50 hektarit, kuid levis kiiresti laiali. Pealtnägijate sõnul leegid ulatusid 30 meetri kõrgusele ja levisid peaaegu 4 kilomeetrile, hävitades oma teel subalpilist taimestikku. Kümneid turiste tuli kiiresti evakueerida helikopteri abil. Puhkajate sõnul vahetult enne päästjate saabumist õhk oli paksu suitsu täis ja taevast sadas tuhka. Populaarsed matkarajad, sealhulgas kuulus Tongariro alpide ületuskoht, olid täielikult suletud ja mõned parki viivad teed ära blokeeritud. Lisaks maapealsetele päästetöötajatele olid välja saadetud tulekahju kustutama ka lennukeid ja helikoptereid. Keerulise mägise maastiku ja ohtu tuletõrjujate jaoks ööseks päästetööd tuli ajutiselt peatada. 2 päeva hiljem tänu tugevatele vihmasadudele tulekahju sai piiratud. Loodusõnnetus hävitas umbes 2800 hektarit pargi territooriumist. Keskkonnakaitsjad märgivad, et põlenud alade taastamine võib võtta aastaid, kuna kohalik mägitaimestik ja loomastik on tulekahjude suhtes äärmiselt haavatavad. Kanada. 9. novembril Kagu-Kanadat tabas haruldane varajane lumetorm. Quebeci provintsis öö jooksul kohati sadas maha kuni 35 sentimeetrit lund. Kõige rohkem said kannatada Montreali piirkond ja Montreali linn. Langenud oksad kahjustasid elektriliine, jättes elektrita ligi 400 000 klienti.
Teed muutusid libedaks, mis omakorda viis raskete liiklusõnnetusteni. Kommunaalteenuste osutajad pidid puhastama umbes 10 000 kilomeetrit tänavaid ja kõnniteid. Lõuna-Ontarios, riigi suurimas linnas Torontos, sadas maha ligi 10 sentimeetrit ja Hamiltonis kuni 16 sentimeetrit lund. Nii varajast lumesadu siinkandis pole nähtud enam kui 50 aasta jooksul. Tavaliselt siinkandis sajab esimene sellise suurusega lumesadu maha alles detsembris. Ontario politsei ühe ööpäevaga registreeris sadu liiklusõnnetuste juhtumeid. USA. Talvetorm tabas ka Ameerika Ühendriike, tuues kaasa arktilise külma ja tugeva lumesaju. Kesk-läänes ja Suure järvistu piirkonnas 9. ja 10. novembri vahel sadas maha kuni 30 sentimeetrit lund. Chicago ümbruse maanteed mattusid lume alla, mis sulges liikluse täielikult. Lumesadu tuhises üle Michigani, Indiana, Ohio, Pennsylvania ja New Yorgi osariikide, sest Kanadast pärit külm õhk põrkas järvede kohal sooja õhuga, põhjustades võimsaid lumetorme. Külmalaine liikus kiiresti riigi lõunaossa ja 11. novembri hommikuks said külma tunda enam kui 190 miljonit ameeriklast. Floridas, Alabamas ja Georgias temperatuur langes 10–14 kraadi alla normi, kohati -3 kraadini Celsiuse järgi. Jacksonville'is ja Savannahs registreeriti -2 kraadi, mis osutus külmemaks novembrikuu hommikuks peaaegu poole sajandi jooksul. Isegi soojas Miamis langes õhk +9 kraadini Celsiuse järgi ja jahmunud elanikud vaatasid pealt, kuidas ära külmunud iguaanid langesid puudelt alla. Jaapan. Eelmisel nädalal Jaapan Tohoku piirkonnas koges järsku seismilise aktiivsuse tõusu. Peamine maavärin, mille magnituud oli 6,9, toimus 9. novembril Sanriku ranniku lähedal. Iwate ja Miyagi prefektuurides oli tunda kuni 4 magnituudiseid seismilisi värinaid. Maavärin vallandas ka tsunamiohu, kui Ofunato ja Kamaishi sadamates registreeriti kuni 20 sentimeetri kõrgused lained. Vähem kui tund aega hiljem toimus teinegi võimas maavärin, mille tugevuseks oli 6,6 magnituudi. 10. novembril tegevus jätkus. Pärastlõunal registreeriti veel üks 6,4 magnituudine värin, mille tundsid Tohoku 5 prefektuuri elanikud. Veidi rohkem kui 24 tunni jooksul Sanriku piirkond koges 37 maavärina, mille tugevus oli 3,5 või enam, millest 15 olid magnituudiga 5 või enam. Taifuun Kalmaegi. Filipiinide elanikud polnud veel toibunud võimsast 6,9 magnituudisest maavärinast ja taifuunide jadast, kui loodusjõud taas andsid löögi. 4. novembril Cebu provintsi tabas taifuun Kalmaegi, tuues kaasa paduvihmasid, maalihkeid ja katastroofilisi üleujutusi. Toledo linnas 24 tunni jooks sadas maha kuni 428 millimeetrit vihma, mis enam kui 3-kordselt ületab kuu keskmist. Enamik piirkonna hüdrotehnilisi ehitisi on projekteeritud taluma maksimaalselt 5-meetrist vett ja kõige vastupidavamad 10-meetrist. Kuid taifuun tõi endaga kaasa 12 meetrit rohkem, kui olemasolevad ehitised taluda suutsid. Selle tulemusena mägedest tulnud vesi sööstis elamurajoonidesse. Mõnes kohas veetase tõusis üle 3 meetri kõrgusele, uputades terveid linnaosasid. Ja mõningaid vaeseid lagunenud majadega linnaosasid võimsad veejood uhtusid täielikult minema. Kohalikud jagasid, et nad olid varemgi taifuune üle elanud, kuid Kalmaegi osutus teistsuguseks, liiga tugevaks. Pärast vee taandumist hävingu ulatus tuli nähtavaks. Inimesed, ära koristades paksu muda ja prahikihi, püüdsid leida midagigi sobivat taastamiseks. Nädal aega hiljem pärast katastroofi paljud Cebu piirkonnad olid endiselt veevarustuseta, peamised veetorud ja arteesiaallikad said kahjustada ning taastamistööd kokkuvarisenud kommunikatsioonide tõttu edenesid väga aeglaselt. Kuigi Kalmaegi polnud kõige tugevam taifuun tuulekiiruse poolest, tema aeglane liikumine ja tohutu veemaht muutis teda surmavaks. Võimude andmetel enamik ohvreid uppus. Filipiinidel hukkus 232 inimest, 112 on teadmata kadunud ja veel 532 said vigastusi. Seejärel taifuun Kalmaegi jätkas oma teekonda edasi Vietnami, mis samuti endiselt taastub eelmisel nädalal toimunud laastavatest üleujutustest. 6. novembril Taklaki ja Sealai provintse tabas taifuun, mille tuulekiirus ulatus kuni 183 kilomeetrini tunnis. 6 tunni jooksul mõnes piirkonnas sadas maha üle 350 millimeetri vihma.
Tugev tuul murdis puid, rebis maha seinu ja jättis miljoneid inimesi elektrita. Taifuun kahjustas ligi 30 000 kodu, neist 320 hävisid täielikult. Hiai provintsis evakueeriti üle 300 000 inimese, millest oli saanud piirkonna ajaloo suurimaks operatsiooniks. Võimude sõnul tänu nendele ennetavatele meetmetele õnnestus massilist inimohvrite hulka ära hoida, kuid katastroof nõudis siiski 5 inimese elu ja veel 3 on endiselt teadmata kadunud. Taifuun Fung Vong. 9. novembril Filipiine taas tabasid loodusjõud. Supertaifuun Fung Vong räsis Luzoni saarel asuvat Aurora provintsi kuni 185 km tunnis puhuva tuulega, puhanguti üle 230 km tunnis. Terved provintsid jäid elektrita. 12 piirkonnast evakueeriti üle 1,4 miljoni inimese. Katastroofi tagajärjed olid laastavad, ainuüksi riigi põllumajandussektor kannatas umbes 2 ja 4 miljoni dollari suurust kahju. Kõige enam sai kannatada riisisaak. Üle 130 küla ujutas üle ja elanikud, keda tabas jõgede veetaseme järsk tõus, olid sunnitud otsima varju oma kodude katustel. Umbes 900 riiklikku kooli said kahjustada. Transpordiliiklus oli häiritud, tühistati üle 300 sise- ja üle 60 rahvusvahelise lennu ning tuhanded reisijad jäid laevaliikluse peatamise tõttu sadamatesse lõksu. Kahjuks üleujutused ja maalihked nõudsid 25 inimese elu. Iraan. Iraan elab läbi ajaloo üht tõsisemaid veekriisi. 10 miljoni elanikuga Teherani linna varustavad veehoidlad on täitunud vähem kui 10% võrra ja suuremad veekogud, sealhulgas Karai jõgi, on praktiliselt kokku kuivanud, nende põhjas võib jala kõndida. Oktoobrist novembrini riigis sadanud maha vaid 2,3 mm vihma, 81% võrra alla normi. Kriis on viimastel nädalatel muutunud eriti teravaks, kuigi Iraan on juba 6 aastat järjest põuaga võidelnud. Energeetikaministeerium on juba hoiatanud, et kui lähipäevil vihma ei saja, tuleb veevarusid piirata ja vajadusel ööseks isegi kogu riigis täielikult välja lülitada. President isegi maininud osalisest pealinna evakueerimise võimalikkusest. Iraani meteoroloogiaorganisatsiooni andmetel põud peamiselt on tingitud subtroopilise kõrgrõhkkonna tugevnemisest, atmosfäärisüsteemist, mis tavaliselt on aktiivne suvel, kuid sel aastal püsis paigal kuni hilissügiseni, blokeerides vihmafrontide sissevoolu. Sarnaseid ilmastikutingimusi on täheldatud ka Iraagis, Süürias ja Türgis. Hiina. 11. novembril Sichuani provintsis osaliselt varises kokku äsja ehitatud Hongqi sild, mida tuntakse pilvesillana ja mis võeti kasutusele 2025. aasta jaanuaris. Päev varem, 10. novembril, inspektorid avastasid silla konstruktsioonis ja sellega külgnevas nõlvas umbes 10 cm laiused praod, mis kujutasid endast ohtu liiklusohutusele ja ajendasid ajutist liikluskeeldu. Järgmisel päeval nõlva deformatsioon süvenes, toimus sildeava osaline kokkuvarisemine ja betoonplokid kukkusid kuristikku, tekitades tolmupilve. Esialgsetel andmetel ohvreid pole. Sõidukid olid suunatud alternatiivsetele marsruutidele. Nädal varem Yunnani provintsis pärast kestvaid paduvihmasid toimusid ulatuslikud maalihked ja vajumised Nanyingi kiirteelõigul, mis avati kõigest 3 aastat tagasi. 5. novembril piirati liiklust kannatada saanud lõikudel ja rajati ümbersõidud. Kohalike võimude teatel inimohvreid ei olnud ja on käimas taastamistööd. Sotsiaalmeedias arutletakse selle üle, et kas ehituse käigus pandi toime rikkumisi, kuid lõpliku järelduse teeb ekspertiis. Siiski on selge, et loodusõnnetused mitte ainult ei sagene kiiresti, vaid muudavad ka oma omadusi ning isegi kõige moodsamad tehnoloogiad ja eeskirjade range järgimine ei taga enam konstruktsioonide ohutust ja stabiilsust. On selge, et loodusõnnetuste sagenemine nõuab põhjalikke ja interdistsiplinaarseid uuringuid.
Lisaks vaatlusteadusele maailm vajab ka fundamentaal- ja rakendusuuringuid, mis aitavad leevendada kliimakatastroofide tagajärgi ja tegeleda nende põhjustega. Ja siin on ka üks tõeliselt oluline uudis, on juba tegutsemas Allatra globaalne uurimiskeskus. See pole lihtsalt ametlik projekt aruannete jaoks, vaid elav rahvusvaheline teadusplatvorm, kus teadlased üle kogu maailma töötavad koos ühe eesmärgi nimel, päästa elusid ja planeedi tulevikku. Siin pole sponsoreid ega poliitilist survet, ainult teadus ja vabatahtlik koostöö. Selline lähenemisviis võimaldab ausalt analüüsida, mis kliimaga tegelikult toimub. Keskuse põhijooneks on täielik avatus, kõik uurimistulemused avaldatakse avalikkusele. See tähendab, et igaüks, olgu ta siis teadlane või lihtsalt murelik kodanik, näeb tõde. Ja seda ei saa enam varjata rahustavate väidete taha, nagu oleks kõik kontrolli all. Allatra globaalne uurimiskeskus, see on samm teaduse suunas, mis teenib inimesi ja võimalus leida tõeline lahendus kliimakriisile.